Järgmises teemaloos räägime aga lähemalt ilusüstidest ja vaatame siis täpselt järgi, kuidas tehakse ilusüstide protseduuri. Ja oleme tulnud siis Marju Karini ilukabinetti. Räägi endast natuke lähemalt ja mis protseduuri sinu juures siis teha saab? Välja õppisin ma Londonis ja iga aasta täiendan siis vastavalt vajadustele Pariis, Monaco, Peterburg ja nii edasi. Miks ma sinna jõudsin? Puhtalt oma vanus hakkas peale suruma ja ma hakkasin seda asja vaatama just selle läbi, et seda saaks säilitada ilusti, kenasti, loomulikust, et väga palju võime ka tänases pildis näha, et seda loomulikust on kaotama hakanud, naised muutuvad ühenäoliseks. Et ma püüan seda rida ikkagi hoida, et kõik on loomulik, kõik on oma, lihtsalt natukene vähendame kurtsu, väsimust ja anname naisele see ära tagasi. Millele oleks siis õige aeg alustada ilusüstide tegemist? Tegelikult on see nii, et siis kui kortsud hakkavad või kui see hakkab häirima, on hetki, kus inimesel on see puhtalt ka sotsiaalses mõttes juba vajalik. Ja ta näeb, et ta näeb väsinud välja ja annab tegelikult sotsiaalses ruumis väga valesid signaale. Täpselt siis, kui see korts on häirima hakanud, olen mina olemas. Täna on meil siin saates ka sul üks klient, kes on tulnud siis sooviga saada natukene ilusamaks, mis me täna siis teeme. Natuke värskust anname juurde, et ilus on ta niikuinii ja täna me teeme siis nasola peal ja teeme natukene huule nurka, mis on hakanud tasapisi alla vajuma. Me kasutame selle jaoks Juvedermo lifti, mis on uue generatsiooni täitesüstid. Ma olen nendega väga rahul, kasutan enda ja teiste peal, nii et soovitan soojalt ja see on täna meie valikus. Klient on ilusti puhtaks tehtud, klient ootab ja nüüd me alustame siis nasola peali täitmisega, mis on siis nina juurest alla tulek ja kergelt suunurga tõstmine, nii ühelt kui teiselt poolt. Ja tegelikuses me näeme tulemust praktiliselt ka kohe, mis paraneb umbes 6 aja jooksul veelgi. Et meid võib leida siis Pärnu maantee 17, EITTD 137 Haabersti tervisekeskuses, koduleht on meil www.marjukarin.ee. Me pakume väga palju erinevaid teenuseid nii naistele kui meestele. Kuna sa siis täna, Merlin, siin meie juures kallis oled, siis ma kasutaksin sind ära ja paluksin öelda sul 1000-ni ühe numbri. Võtame siis kuskilt keskelt, ma ütlen 505. Väga hea, nii et meie võidunumber on siis 505, see on inimene, kes siis laikis ja jagas meie postitust Facebookis. Nüüd on hetk peale süstimist, kuidas sa ennast tunned? Suurepäraselt tunnen. Et valus ei olnud? Ei, absoluutselt ja mitte mingisugust põhjust ei ole karta. Süstide puhul on see, et tegelikult tulemust on juba kohe näha, kuidas sulle tundus siis enda peegelpilt? Uskumatu, et eks see õige tulemus ole siis näha 6 aja pärast, aga juba praegu on väga suur vahe märgatav. Marju Karini ilukabinettides tegeletakse ka millega muuga peale ilusüstide? Jah, Marju Karini ilukabinettides on võimalik alustada ka oma veenilaienditega tegelemist. Eelkõige on tegemist kosmeetilise probleemiga ning see on väga-väga levinud. Minu soovitus on alati alustada konsultatsioonist. Konsultatsiooni käigus me vaatame üle, mis jala peal siis muret teeb ning arutame individuaalset raviplaani. Et kas see veenilaiend tuleb siis eemaldada skleroteraapia teel või siis näiteks operatsiooni teel. Aga kas siis kõikide veenilaienditega saab tegeleda, isegi kui nad on väga suured ja pikki aastaid juba olnud? Kuigi enamik veenilaienditest on kosmeetiline probleem, on siiski üks väike grupp, kellel areneb aastate jooksul välja ka haavand. Ning aastakümneid võib ta olla täiesti kosmeetiline, aga siis tekivad nahamuutused, mida juba pöörata enam ei ole võimalik. Kõige lihtsam on loomulikult võtta minuga ühendust Facebooki kaudu, Dr. Veronika Palmiste, või siis ka Marju Karini registreerimislehe kaudu, kus saab kohe otse registreerida konsultatsioonile. Enda eest hoolitsemine on kõige suurem heategu, mis sa saad ise endale teha. Nii et kui sul on mõni kosmeetiline iluviga, näiteks veenilaiendid või tahad mõne ilusüsti endale näole teha, siis kindlasti ei tasu neid asju karta.